iPadi rakendus PhotoBuddy ei ole tegelikult üldse mitte iPadi rakendus, vaid hoopis iPhone'i rakendus, aga see töötab iPadi peal täpselt sama hästi. See maksab App Store'is 1,79 € ja selle raha eest saab endale tõesti päris asjaliku fotosemu, kelle käest pildistama minnes olulisi asju küsida. Vaatame täpselt mida. Siit esimese saki alt avaneb info päikese ja kuu kohta. Ülemise nupu abil saame valida kas siis kohta, sisestades pikkus- ja laiuskraadid, või siis kuupäeva ja kellaaega, et kus ja millal meid see päikese ja kuu info huvitab. Ja siit alt siis näeme, millal selles asukohas sellisel kellaajal on päikese tõus, millal päike kõige kõrgemas punktis on ja millal on päikese loojang. Ja samamoodi ka kuu kohta samasugused andmed. Ja kui me tahame seda infot endale kõike graafilisemalt kuvada, siis saame seda ka teha. Siin on päris äge selline graafiline kuvamismeetod, kust siis saab vaadata, millal päike loojub ja millal päike tõuseb ja kuu kohta samad asjad täpselt. Teises sakis on aga juba vähekene tõsisem kalkulaator. Särikalkulaator aitab meid hädast välja siis, kui me pildistame hästi pimedas, hästi pika säriajaga fotosid. Näiteks öiseid linnavaateid või tähistaevast. Tavaliselt on meie kaamera siis pulbrežiimis ja kaamera sisesest särimõõtjast meil kasu ei ole. Seega on fotograafil nüüd võimalus, et kas kasutada puhtalt katse-eksitusmeetodit, põrutada seal pika säriajaga mitmeid säritusi ja siis vaadata, et millal see säriaeg lõpuks on selline, et tuleks ilusa säritusega pilt välja. Teine võimalus on aga kasutada seda sama särikalkulaatorit ja lühendada seda katse-eksituse meetodil säriaja leidmise aega. See käiks niimoodi, et fotograaf keerab oma objektiivil ette kõige suurema ava, olgu selleks siis 4.0 praegu, tuleb siin jälgida selle kalkulaatori juures, et see lukumärk oleks valitud, et me saaksime muuta neid väärtusi üksteisest sõltumatult alguses. Nii. Olles valinud kõige suurema ava, siis valib ta samas ka suure ISO. Seda selleks, et see säriaeg oleks, millega ta saaks katse-eksitusmeetodil proovida, oleks võimalikult lühikene. Nüüd, olles need kaks valikut teinud, pildistab nüüd fotograaf fotosid ja vaatab, et millise säriajaga tal see kaader õige heledusega jääks. Ütleme, et ta leiab selle ja 1/15 sekundiga oleks hea heledus saavutatud. Nüüd on need väärtused lukus. Nende väärtustega tuleb õige heledusega foto. Nüüd fotograaf ütleb sellele särikalkulaatorile, et see säriaeg on nüüd see, mida ma tahan leida nende kolme väärtuse põhjal. Ja nüüd, mis juhtub, on see, et ta võib muuta ISO-t, kuidas ta tahab. Heledus jääb täpselt samaks, see muutub vastavalt. Kaadri heledus jääb samaks. Muudame ISO loomulikult 100 peale, sest siis tuleb kõige kvaliteetsem pilt. Ja samas ava valime midagi suuremat, sellepärast, et tahame ju saada suurt teravussügavust. Ja saamegi täpselt sama heledusega pildi ja säriajaks saame 60 sekundit. Sellised 3 parameetrit saamegi nüüd sisestada oma fotokaamerasse ja saame korrektse säritusega foto. Kolmandas sakis on samuti väga oluline tööriist. See on teravussügavuse kalkulaator. Selle kasutamiseks tuleb kõigepealt vaadata, et siin oleks sisestatud õigesti teie täpselt see kaamera, mis teil on. Sest et teravussügavus sõltub teatavasti ka kaamerasensori suurusest. Ja siis oleme kasutamiseks valmis. Et leida siis seda teravussügavust, tuleb meil siit sisestada fookuskauguse, millega me tahame pildistada, ütleme 50 mm objektiiv on meil. Siis tuleb sisestada ava, millega me soovime pildistada. Ütleme, et ava 2,8 sooviks pildistada. Ja siis tuleb sisestada teravustamiskaugus. See võiks olla siis 70 sentimeetrit äkki. Ja nüüd saame siit alt vastused kätte. Meie teravustamissügavus on 30,6 millimeetrit. See tähendab, et nende väärtustega on teravat ala 30,6 millimeetrit, mida ei ole just väga palju. Teravus algab 68,5 sentimeetrit kaugusel kaamerast
ja teravala lõpeb 71,6 sentimeetri kaugusel kaamerast. Ja hüperfokaalkaugus, see on see kaugus, millele teravustades oleks teravussügavus kõige suurem. 4. saki all saame arvutada välja diffraktsiooni. Ilmselt tähendab see siin siis seda, et fotograaf saab välja arvutada seda, kui väikseks ta kaamera ava saab panna, ilma et see pilt veel oluliselt uduseks ei muutuks. Kõige viimase saki alt leiame igasuguseid erinevaid kasulikke tööriistu veel. Siin esimese all saab arvutada välja välklambi erinevaid parameetreid suhtes teineteisega. Järgmise all saab arvutada vaatenurka, siis väga oluline tööriist näiteks HDR-fotograafidele, ehk siis saab arvutada särikahvliga pildistamisel erinevaid parameetreid, kui palju üldse pilte teha, mis peaks olema see keskmine säriaeg ja nii edasi. Siis saab siit arvutada välja pildistamiskaugust. Siin on ilmselt väärt tööriist filmijatele. Siin on spikker värvustemperatuuridega erinevatega, siis see mul juba oli, siis on pulbrežiimis, lihtsalt timer, mis aitab pulbrežiimis pildistajat ja erinevaid asju veel. Ja põhiseaded muidugi, siin saab valida kaamerat, siin saab valida stoppe, kas täisstoppi, poolstoppi või 1/3 stopi kaupa muudetakse säritust. Seda ma ausalt öeldes ei tea, mis siin teha saab. Ja siit saab valida, et kas jalgades või meetrites on mõõtühikud. Selline rakendus on PhotoBuddy ehk Photosemi. See koondab endas mitmeid tööriistu, mis fotograafile päris paljudes pildistamisolukordades päris kasulikuks võivad osutuda.